nõuetele ja vajab kaasajastamist. Ma ei saa nagu sellest aru, et miks te telefoninumbrit ei näita? Seda ma ei tea, mina olen infoliini operaator. Ahah, nii, ja mis see küsimus nagu oli? Nüanss, meil sellist plaani ei ole küll, et kellegile numbrit mitte näidata. No praegu näitab mul telefon no caller ID-na. Seda ma ei oska öelda, peaks ikka näitama. Ei näita. Aga öelge oma telefoninumber, ma helistan teile tagasi siis. Tagasi helistada ei saa, seal on ooteaeg, ma lihtsalt helistan süsteemi numbriga. Nii. Ja olen infoliini operaator ja pean teiega ära rääkima selle, millal saate kodus olla, et minister saaks tulla elektriarvesti ära vahetada. Ahah. Mis aadressil siis konkreetselt? Minul aadressit ei ole hetkel. Nii, aga kus te teate, kuhu tulla siis? Et see on ministri käes. Nii, aga mis aadressil? Mul on mitu kinnistut, et tahaks teada, kus ma pean olema siis selleks ajaks. Kõigepealt me saame teiega ära teha selle tasuta elektriarvesti vahetuse programmi ja öelge oma isikukood. Ma ikkagi niisama ei ütle mingid asju, et kõigepealt teeme selgeks, et kus kohas te tahate vahetada. Ja. Aga siis saabki selgeks teha teie isikukoodi tasuta elektriarvesti vahetusele registreerimiseks. Minu isikukoodile esiteks ei ole ühtegi elektriarvestit. Ja, aga me registreerime ära selle. Kuidas te saate registreerida seda siis? Kõik käib läbi RIA infosüsteemi kaudu, just selles portaalis tuleb kinnitus teie telefoni. Nii, ja tahate mu telefoninumbrit, mis mu telefoninumber on, näete seda või? Jaa, ikka näen, jah. Okei. Et ma mingit kinnitust kindlasti läbi telefoni ei taha teha, ma arvan, et need asjad käivad teistmoodi üldse. No, ma ei saa ei käi sellepärast, et see on üle Euroopa Liiduline direktiiv, mis on sätestatud numbriga 944. Olgu, oota, ütle mulle uuesti, ma kohe vaatan järgi selle direktiivi, et kuidas see läheb meie kontekstiga kokku nagu. Ja Euroopa Liidu direktiiv 944 on see, mis kohustab elektriarvesti välja vahetamist ja igale inimesele on see tasuta. Ja me registreerime ära ka selle. No minu arvast kõik arvestid on registreeritud, jah? Ja, aga me peame isikuliselt ära, selline on Euroopa Liidu direktiiv, mis nõuab meilt seda. Mina pean lihtsalt teile selle edasi ütlema. Te helistate Enefit Greenist? Jah. Nii, olgu. Siis mis piirkonda te nagu mõtlete praegu, et kas see on Harju piirkond, kas see on siis... Harju, mina helistan ainult Harjumaa klientidele. Selge. Aga miks te arvate, et mina olen Harjumaal näiteks? Ma ei tea seda. No. Minul on sellised nõuded lihtsalt. Te isegi saate aru, et natuke nalja teete minuga siin? Kas ma teen nalja, ma seda ei usu. Aga mida mina tean, minul on info, vaadake, mina olen infoliini operaator ja minul on ekraanil ees info ja juhised. Mina ainult täidan neid ja kõned salvestatakse ja mina muud ei oska öelda teile. No õnneks mina salvestan ka teie kõnet, et siis vähemalt teate, et mõlemad salvestame, eks? Jah, arusaadav. Et siis see on nagu selge. Aga ikkagi tihtipeale, ütleme siis, kui on leping tehtud, siis ütleme siis selle elektrifirmaga, siis ta vähemalt teab, millisele kliendile ta helistab. Hetkel teie ei tea seda ju. Tean ju teie nime, Targo Pärnamets. Nii, okei. Minu nimel ei ole ühtegi lepingut. Jaa, aga siis registreerime ära selle. Aga miks on vaja registreerida? Miks on vaja registreerida, kui mul ei ole, isiklikult ei ole ju mitte midagi nagu selles mõttes? Kuidas te saate üldse panna nagu mingit lepingut sõlmima? Aga soovite tulla kliendiks? No jaa, aga kuhu te siis mulle arvesti panete? No, aga registreerime kõigepealt teid ära isikuliselt ja siis saab seda vaadata. Siis saab vaadata, kuhu te arvesti tulete vahetama, nagu vana arvesti uue vastu. Et siis ma näitan pärast näpuga, et see arvesti oleks vaja ära vahetada uue vastu, vahet ei ole, kus kohas see asub siis nagu. Mitte päris nii, aga... No praegu tundub mulle nii, noh. Kõigepealt registreerime teid siis kliendiks, saaks ma isikukood, ma vaatan, mis see teha on. Teeme niimoodi, et Eesti Vabariigis kehtib ka selline seadus, et teie saate klienti valida ja mina saan ka teenusepakkujat valida. Hetkel ma ütlen teile ei. Miks te nii ütlete?
sellepärast, et mul ei ole vaja, esiteks mul ei ole mingit vana, ütleme siis seda arvestit, mis oleks vaja uue vastu vahetada, ja teiseks ma ei soovi seda teenust sellises, ütleme siis sellises kontekstis, nagu te esitate seda mulle praegune. Selge, see on teie valik, aga ma ütlen lihtsalt, et siis ei ole teiega midagi rääkida rohkem. Siis ei ole midagi rääkida, jah, järelikult. Jah, head päeva. Head päeva.